Rasmusele meeldisid hullupöörad dinosaurused ja tema suurim soov oli näha tõelist saurust. Ta ei suutnud oma kõrvu uskuda, kui isa teatas talle, et nad veedavad terve päeva sauruste maal. Kui nad seiklusparki jõudsid, valdas Rasmust rõõmus ootusärevus. Lähme juuraajastu džunglisse, ütles Rasmus, kui nad möödusid hiiglaslikust elusuurusest Triceratopsist. Pärast võiksime vaadata kadunud järve ja eelajaloolist sood. Rasmus suundus koos isaga sauruste maad avastama. Vaata neid volekiraptoreid, hüüdis isa Rasmusele. Rasmus ja isa jalutasid terve päeva sauruste maal ringi ja uurisid kõike, mis välja pandud. Isa arvates oli kõige põnevam eelajalooline soo. Vaata neid sauruse mune, ütles isa, aga Rasmus ei kuulnud. Ta istus pargipingil ning ta silmalaud muutusid üha raskemaks. Enne, kui ta arugi sai, võttis uni võimust. Järsku tundis Rasmus oma näol sooja tuuleiili ja ta avas tasakesi silmad. Tema ees seisis hiigelsuur Brachiosaurus. Tõeline dinosaurus, sosistas Rasmus ehmunult. Brachiosaurus müksas teda õrnalt ninaga. Sa oled ju päris sõbralik, ütles Rasmus. Ja ma tean, et sa sööd ainult taimi. Rasmus ronis sauruse selga ja hoidis tema jämeda kaela ümbert kõvasti kinni. Sõbralik Brachiosaurus hakkas läbi troopilise džungli tammuma, Rasmus seljas. Dinosaurus oli nii suur, et Rasmus ulatas puudutama ka kõige kõrgemate puude lehti. Ta vaatas pärani silmi, kui nad möödusid aeglaselt Stegosaurusest, Diplotocusest ja tervest karjast Velociraptoritest. Peagi jõudsid nad järve äärde ja Brachiosaurus peatus, et vett juua. Ma pean ka ennast jahutama, arvas Rasmus, kellele troopikakuumus liiga hakkas tegema. Hopladii, liugles Rasmus mööda Brachiosauruse saba alla. Ta oli just varbad vette kastnud, kui kuulis põõsastest sahinat. Huvitav, kes seal krabistab, mõtles Rasmus ja hiilis lähemale. Ta kummardus vaatama, kui järsku sibasid põõsastest välja sauruse beebid. Nad keksisid kõrge rohu sees ja troopikataimede vahel. See on päris lõbus, arvas Rasmus ja ühines nendega. Rasmusele tundus uskumatu, et tema mängib tõeliste dinosaurustega. Ta jooksis nendega koos mööda džunglit, kuni nad ära väsisid ja rohu sisse pikutama heitsid. Äkki hakkas maa värisema ja kohutav kõmin kaikus läbi džungli Rasmuseni. Põmm, põmm, põmm. Mis see veel on? Küsis Rasmus hirmunult. Rasmus vaatas ringi, aga sauruse beebid olid kadunud. Raa! Puude vahelt tuli jooksuga hiigelsuur ja vihane Tyrannosaurus. Hiiglaslikud lõuad pärani. Appi! Karjus Rasmus nii kõvasti kui suutis. Hiigelsaurus tuli aina lähemale ja Rasmus kattis silmad kätega. Samal hetkel kuulis ta, et keegi hüüab teda. Rasmus, Rasmus. Rasmus avas silmad ja nägi isa, kes püüdis teda äratada. Lähme vaatame Tyrannosaurust ka, kutsus isa. See pidi päriselt möörgama. Ei taha, vastas Rasmus. Tänaseks aitab dinosaurustest. Isa naeratas. Sul on õigus. Lähme hoopis suveniiripoodi. Rasmus tundis kergendust. See oli tõesti imeline sauruse seiklus, mõtles ta. Aga küll on hea, et see oli ainult uni.